2026. aasta algas mitmete kliimalöökide seeriaga. Riike laastasid pakased, lumesajud, orkaanijõulised tuuled ja üleujutused. Harjupärased stsenaariumid lakkasid töötamast ja selles väljaannes näete, kuidas tavaline ilm võib hetkega hädaolukorraks muutuda. Euroopa. Kuuendal jaanuaril tabas Euroopat tugev talvetorm. Prantsusmaal jäätunud teed ja tugev lumesadu põhjustasid terve rea õnnetusi, milles hukkus 5 inimest. Hollandis lennukompanii KLM tühistas lennukite jäätõrjeks vajaliku antifriisi puuduse tõttu üle 1000 lennu, mis põhjustas terminalides kaost ja tundidepikkuseid järjekordi. Balkanil tugevad lumesajud ja paduvihmad põhjustasid üleujutusi ja elektrikatkestusi. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos sadas maha umbes 40 sentimeetrit lund, mille all langes arvukalt puid. Horvaatias registreeriti tugevat tuult, mille kiirus puhanguti ulatus 144 kilomeetrini tunnis. Suurbritannias langes temperatuur -12,5 kraadini Celsiuse järgi, sundides sulgema sadu koole ja häirides raudtee- ja maanteetransporti. Põhja-Itaalias registreeriti miinuskraade. Paljudes tasandikel asuvates linnades, sealhulgas Bolognas, sadas lund. Roomas põhjustasid paduvihmad Tiberi jõe tõusu ja parkides puude langemist vettinud pinnase tõttu. Hispaanias põhjustasid lumi ja külmad Madridi lähedal äärelinna rongiliini peatamise ja liiklushäireid enam kui 40 sõiduteel. Loode-Kreekas talvetormiga kaasnes laastav tornaado, 10 puid olid juurtega üles kistud ja hävis linnufarm, tappes ligikaudu 30 000 kana. Samuti sai kahjustada sõjaväebaas. 8. jaanuaril torm Coretti räsis Euroopat. Kõige rohkem sai kannatada Prantsusmaa, Barfleuri linnas tuuleilid ulatusid kiiruseni 213 kilomeetrit tunnis. Ligikaudu 380 000 elamut jäi elektrita, tuhanded puud olid maha langenud ja rannikulinnad, sealhulgas Etretat ja Frecamp, olid üle ujutatud. Dieppei sadam suleti tormipaisu tõttu. Suuremaid inimohvreid õnnestus vältida, kuna torm tabas südaöösel, kui inimesed asusid oma kodudes. Coretti tõi Ühendkuningriiki kaasa kuni 160 kilomeetrini tunnis ulatuvaid tuuleile. 57 000 kodu jäi elektrita. St Michaeli mäel torm murdis maha peaaegu 80% puudest. Rongiliiklus üle kogu riigi oli peatatud ja Heathrow lennujaamas tühistati umbes 70 lendu. Üks inimene hukkus, kui puu langes tema matkaautole. Saksamaa talvetorm on halvanud tugevate lumesajude ja lumetormidega. Riigi põhjaosas linnadevaheline rongiliiklus täielikult seiskus ja peamine transpordisõlm Hannover oli blokeeritud. Lumme kinni jäänud veoautode tõttu teedele tekkisid kilomeetrite pikkused ummikud. Baierimaal jäistel teedel toimunud õnnetustes hukkus 3 inimest. Torm sundis sulgema Volkswageni tehase Emdenis. Haiglad, eriti Hamburgis, teatasid traumapatsientide arvu järsust suurenemisest. Belgias torm põhjustas langenud puude tõttu sadu hädaabikõnesid. Tuule kiirus ulatus 100 kilomeetrini tunnis. Serbias mõned piirkonnad jäid mitmeks päevaks ilma elektrita. Ungaris temperatuur mäeorus langes peaaegu -33 kraadini. Tšehhi pealinnas Prahas lumi halvas liikluse. Ja Rumeenias jäi elektrita umbes 4000 kodu.
10. jaanuaril Egeuse merelt liikuva äikesetormi fronti ajal Kreeka Aleksandroopoli omavalitsust tabas enneolematu torm, mille kiirus ulatus kuni 154,5 kilomeetrini tunnis. Torm kestis vaid mõni minut, kuid jättis endast maha ulatusliku hävingu. Tuul murdis maha tohutuid puid, kiskudes mõned neist koos juurtega välja, põhjustades sellega kahjustusi sõidutranspordile ja peaaegu kõigi linnaparkide sulgemist. Linna rannikualal olid purunenud klaasfassaadid ja said kahjustada hoonete konstruktsioonid. Ühes kohvikus paanikasse sattunud kliendid otsisid peavarju, kui sees möllas torm. Laevad said tõsiseid kahjustusi, paljud neist sõna otseses mõttes karile paisatud. Demokritose lennuväljal tuul kahjustas 3 treeninglennukit. Selle nähtuse põhjustasid äikesetormi frondilt pärinevad võimsad allavoolutuuled, mida tuntakse mikropursetena. Eksperdid märkisid ka, et nähtus oli lokaliseeritud ja äärmiselt raskesti ette ennustatav. 20. jaanuaril Euroopat tabas järjekordne võimas torm, Vahemere tsüklon Carri. Torm tabas Lõuna-Itaaliat, riivates mandri Calabriat ning Sitsiilia ja Sardiinia saari. Nii ranniku kui ka sisemaa aladelt tulid teated ulatuslikest üleujutustest, maalihketest ja purustustest. Vesi ujutas üle tänavaid, autoid ja hoonete esimesi korruseid ning inimesi evakueeriti paatide abil. Eriti tõsine olukord oli Sitsiilia Catania ja Calabria Catanzaro linnades, kus üleujutused ja infrastruktuuri hävimine olid saavutanud haripunkti. Ainuüksi Sitsiilias tormi kahju ületas esialgsetel hinnangutel miljardi eurot. Joonia rannikul torm tekitas kuni 10 meetri kõrguseid laineid. Need hävitasid tammisid, kahjustasid sadamaid ja uputasid kalalaevu. Santa Teresa di Riva vallas nad hävitasid rannikuäärse teelõigu. Sitsiilia väinas registreeriti 16 meetri kõrgune laine, see on Vahemere ajaloo kõrgeim laine. Tormiga kaasnes äärmuslik vihmasadu. San Sosten vallas 172 tunniga ligi 570 mm vihma, mis ületas 6 kuu keskmise sademete hulga ning põhjustas äkilisi üleujutusi ja maalihkeid. Parvlaevaliiklus väikesaartele oli peaaegu täielikult peatatud ja mõned asulad jäid isoleerituks. Maltal põhjustas tsüklon tõsiseid transpordihäireid ja rannikukahjustusi, eriti saare lõunaosas. Lõuna-Ameerika. Jaanuari alguses ilm Lõuna-Ameerikas, kus suvi on praegu täies hoos, tundus olevat pahupidi pööratud. Alates 4. kuupäevast Lõuna-Brasiilias jäi püsima ebatavaliselt külm ilm, kui tavaliselt sel ajal peaks olema kuum ilm. Rio Grande do Suli osariigi 70 linnas olid registreeritud alla 10-kraadised minimaalsed temperatuurid. Campos de Cima da Serra piirkonnas langes temperatuur 1,5 kraadini Celsiuse järgi ning ümbritsev ala oli kaetud härmatisega, mis on äärmiselt ebatavaline südasuve kohta. Seevastu, samal ajal registreeriti Tšiilis ebanormaalselt kõrged temperatuurid, mis ulatusid 42 kraadini Celsiuse järgi. Selline kuumus, tugevad ja muutliku suunaga tuuled ning 10 aastat kestnud põud vallandasid ulatuslikud metsatulekahjud. 16. jaanuaril tuhanded inimesed Biobío ja Nbele piirkondades olid sunnitud tulekahjude kiire leviku tõttu mõne tunni jooksul evakueeruma. Kõige kriitilisem olukord tekkis Penco vallas. Kell 2:30 öösel tulekahju väljus kontrolli alt. Tekkis selline tulekeeris, mis sõna otseses mõttes õgis maju ära. Katastroof saavutas enneolematu ulatuse, leegid ulatusid mereni, mida kohalike elanike sõnul pole kunagi varem juhtunud. Evakueeriti üle 50 000 inimese ja üle 1000 leidis varju ajutistes varjupaikades. Ühe pealtnägija sõnul, suits oli nii mürgine, et inimesed kiiruga põgenesid oma kodudest, vaid seljas olevate riiete väel, midagi kaasa võtmata. Kui nad oleksid viivitanud kas või 20 minutit, nad oleksid võinud elusalt sisse põleda. Kuid mõned siiski otsustasid jääda, et oma vara kaitsta. Mõnedele see maksis elu.
Selles piirkonnas inimesed elavad tihedalt omavahel seotud kogukondades ja hästi tunnevad üksteist, seega iga kaotus on eriti valusalt tunda. Tulekahjus hukkus 20 inimest. Sai kannatada ka strateegiliselt oluline rannikuküla Lirken, mis on üks piirkonna peamisi sadamaid ja peamine transpordisõlm, mis ühendab Suur-Kontseptsini ülejäänud Biobioga. Tulekahjus hävis üle 50 000 hektari metsa, põllumaid ja istandusi ning ligikaudu 2000 hoonet täielikult või osaliselt hävis. Praeguse tulekahju hooaja eripäraks on maha põlenud alade tohutu suurus. See on peaaegu kolmekordistunud, hoolimata sellest, et tulekahjude arv püsib normi piires ja isegi alla keskmise. See tähendab, et väiksem arv tulekahjusid põhjustab palju rohkem kahju. See trend on üha tavalisem metsatulekahjude hooajal üle kogu maailma. – 12. jaanuaril Argentinas asuva Buenos Airese provintsi Atlandi ookeaniäärset rannikut tabas ootamatult vähemalt 5 meetri kõrgune hiidlaine. Seni rahulik olnud meri ootamatult taandus mõneks minutiks ja seejärel raevukalt paiskus kaldale. Sel ajal oli äärmiselt kuum ilm ja rannad olid ülerahvastatud. Laine uhtus minema ujujaid koos päikesevarjude, lamamistoolide ja rannatelkidega. Päästjad ei olnud füüsiliselt võimelised kõiki ohus olevaid inimesi aitama. Santa Clara del Mari linnas meest paiskas vastu kaljude. Ta traagiliselt hukkus. Vigastada sai 35 inimest. Eksperdid on seda nähtust liigitanud meteoroloogiliseks tsunamiks, kiireks ja ebanormaalseks merepinna kõikumiseks, mis välimuselt sarnaneb tsunamiga, kuid toimub ilma maavärinateta ning atmosfääri häirete, näiteks järsu rõhumuutuse, tugeva tormi või ookeani kohal kiiresti liikuva külma rinde mõjul. Näiteks Mar del Plata sadamas meretase enne laine tabamust järsult langes 45 sentimeetri võrra, millele järgnes peaaegu 90 sentimeetrine tõus. Tasub märkida, et meteotsunamid on praktiliselt ettearvamatu nähtus, mis muudab neid äärmiselt ohtlikuks. Päikese aktiivsus. – 18. jaanuaril päikesel toimus võimas X19 päikesepurse, üldtunnustatud klassifikatsiooni kohaselt üks võimsamaid. Sündmusega kaasnes krooni massi väljapaiskumine, maa poole suunatud laetud plasma ja magnetväljade pilv. 19. jaanuariks laine oli juba jõudnud maa magnetosfäärini ja vallandas võimsa geomagnetilise tormi. Kosmoseilmaennustuskeskuse andmetel torm ulatus G4-ni, 4. tugevaima kategooriani 5. Sellised tormid võivad häirida satelliidisüsteeme, raadiosidet ja navigatsiooni, suurendada atmosfääritakistust madalatel orbiitidel olevate satelliitide jaoks ja üle koormata elektrivõrke. Samal ajal registreeriti S4 tasemega päikesekiirgustormi. Seda sündmust peetakse 21. sajandi üheks haruldasemaks ja võimsamaks. Kiirgustormid kujutavad endast ette suurenenud ohtu satelliitide elektroonikale, astronautidele ja polaarmarsruutidel liikuvatele õhusõidukitele. Üks geomagnetilise tormi nähtavamaid tagajärgi olid virmalised, mida täheldati põhjapoolkeral 2 öö vältel, kusjuures normist oluliselt lõunapoolsematel laiuskraadidel. Teateid virmalistest saabus Euroopast, sealhulgas Prantsusmaalt, Hispaaniast, Lõuna-Portugalist ja USA keskosariikidest. Sellised äärmusliku päikeseaktiivsuse samaaegsed ilmingud esinevad äärmiselt harva. Kongo Demokraatlik Vabariik. 13. jaanuaril Põhja-Kivu provintsi pärast pikka vihmasadu tabas suur maalihe. Katastroof leidis aset öösel ja tabas elanikke ootamatult, kui enamik neist juba magas. Külale langesid muda ja rusujõed, pühkides minema kõike oma teelt. 10 kodud hävisid täielikult või mattusid mulla alla. Samuti oli blokeeritud piirkonna tarneahela jaoks elutähtis teelõik.
See oluliselt raskendas päästeoperatsiooni ja ohvritele abi kohale toimetamist. Selle tagajärjel hukkus 28 inimest ja veel 20 sai vigastada. 10 pered jäid kodutuks. Austraalia. 15. jaanuaril paduvihmad Victoria edelaosas põhjustasid äkilisi üleujutusi. 6 tunniga sadas maha üle 175 mm vihma ja Mount Cowleys registreeriti üle 180 mm, mis püstitas uue ööpäevarekordi. Jõed kohe väljusid üle kallaste. Veejood pühkisid minema autosid, 10 neist olid lainetega ookeani kantud. Inimesed jäid rannikulinnadesse lõksu. Umbes 400 elanikku ja turisti evakueeriti madalamatelt aladelt ja kämpingutest. 2 meest oli võimalik päästa ainult õhu kaudu. Tasub märkida, et hädaolukorra SMS-teated üleujutuse kohta saabusid märkimisväärselt hilja, 30 minutit pärast evakueerimise lõppu. Päästeteenistused teatasid, et nad pole kunagi varem sellise sademete hulgaga kokku puutunud. Üleujutuste, maalihkete ja teekahjustuste tõttu oli suletud turismiatraktsioon Great Ocean Road. Kohalikud elanikud nimetasid seda üleujutust piirkonna ajaloo halvimaks ja tunnistasid, et katastroof tabas neid ootamatult. Vaid nädal aega tagasi möllasid piirkonnas metsatulekahjud ning evakuatsiooniplaanid olid koostatud ainult tulekahjuhu, mitte aga ootamatu vee sissevoolu puhuks. Venemaa. See talv Kamtšatkal on olnud üks raskemaid aastakümnete jooksul, kujunedes sisuliselt pikale veninud lumeblokaadiks. Juba 2025. aasta detsembris olukord hakkas väljuma üle normipiiride. Petropavlovski-Kamtšatski linnas sadas 1 kuuga maha üle 3 kuunormi sademete hulka. 2026. aasta jaanuaris lumesajud muutusid vaid tugevamateks. Alates 13. kuupäevast oblasti pealinnas vaid 4 päevaga sadas maha üle kuunormi sademete hulga. Petropavlovski-Kamtšatski ilmajaamas lumekihi paksus ulatus 171 sentimeetrini ning linna ja äärelinnade mõnes piirkonnas lumehangede paksus ületas 2,5 meetri kõrgust. Isegi satelliidipiltidel Kamtšatka Krai pealinn oli peaaegu täielikult varjunud tiheda lumekihi alla. Nii lumist talve selles piirkonnas pole nähtud üle 50 aasta. Tormi saatsid äärmiselt tugevad tuuled, mis kohati ulatusid üle 100 kilomeetrini tunnis, põhjustades lume kogunemist ja mitmekorruseliste lumeluidete teket hoonete äärde. Inimesed, selleks et oma kodudest välja pääseda, hüppasid oma koduakendest otse lumehangedesse. Alumiste korruste uksed ja aknad olid lumega sisse surutud, teed suletud, koolitööd tühistatud, ühistransport peatatud ja linna infrastruktuur täielikult kokku varisenud. Kohalikud elanikud märkisid, et ilmaennustused ei olnud neid juhtunuks kuidagi ette valmistanud. Uskudes, et nad peavad tormi vaibumist paar tundi üle ootama või äärmisel juhul korraks töölt eemale jääma, paljud jäid 5 päevaks ilma toiduvarudeta oma kodudesse lõksu. Mõnes piirkonnas oli elekter kadunud. Eramajade sektoris, kus enamikku kodusid köetakse elektriga, majad külmusid mõne tunniga ära. Katastroof viis inimohvriteni. 2 eakat meest hukkusid katustelt alla langenud lume tõttu. 1 meest päästeti elusana, kuid kiirabi saabus puhastamata tänavate tõttu liiga hilja. Pärast neid juhtumeid kuulutati linnas välja eriolukord ja anti välja laviinihoiatus. Päästeteenistused polnud füüsiliselt võimelised kõigile väljakutsetele reageerima ning inimesed ühinesid, et iseseisvalt maju välja kaevata selleks, et aidata eakaid naabreid ja neid arstide juurde transportida. Elanikud ütlevad, et alles pärast linna täielikku lahti kaevamist selgub, kui palju üksildasi eakaid inimesi sel lumisel nädalal ei jäänud ellu.
Varem ootamatud ilmastikunähtused olid selgetesse piiridesse mahtunud, näiteks võis vihm põhjustada ootamatuid üleujutusi, kuid protsessid ise jäid etteaimatavateks. Nüüd olukord on muutunud, stsenaariumid ei vasta enam ootustele. Tuletage meelde, Austraalias valmistuti ette metsatulekahjude hooajaks, kuid neid tabasid hoopis üleujutused. Argentinas inimesed lõõgastusid rannas, kuid neid uhtus minema ootamatu laine. Kamtšatkal nad ootasid hooajalist tormi, kuid said mitmepäevase lumeblokaadi. Brasiiliasse keset suve ootamatult saabus talvekülm. Need ei ole enam isoleeritud, haruldased anomaaliad, vaid püsiv trend. Nüüd üleminek tavapärasest ilmast hädaolukorraks on lühenenud tundide või isegi minutiteni, jättes inimesi elementide eest täiesti kaitsetuks. Ja tihti põhjuseks ei ole mitte prognoosivead, vaid pigem see, et sünoptikud ei suuda sammu pidada nende protsessidega, mis arenevad liiga kiiresti ja väljaspool tavapäraseid stsenaariume. Inimkond elab läbi raskeid aegu. Kõigile mõistlikele inimestele on juba ammu selge, pole lootustki, et kataklüsmid iseenesest peatuvad. Ilma sihipärase tegutsemiseta nende sagedus ja hävitav jõud hakkavad ainult suurenema. Inimkonnal on juba praegu olemas võimalus kõrvaldada ühe põhiteguri mõju, mis mitte ainult ei süvenda loodusõnnetusi, vaid ka ohustab elu ennast planeedil. Me räägime mikro- ja nanoplastist. Nende elektrostaatilise laengu mahavõtmise viisi leidmine on meie ainus võimalus aeglustada nende äärmuslike protsesside eskaleerumist. Iga tegevusetuse päev tähendab kasutamata võimalused ja hävitatud elud. Seetõttu on nüüd rohkem kui kunagi varem iga inimese valik, tõde ja tegutsemine ülioluline. On saabunud aeg luua kõik tingimused kogu inimkonna ellujäämiseks.